Heidel ja Taadil oli 3 ilusat tütart. Kord sõitis noormees Kuu vanemale tütrele kossja. Vanematel polnud midagi Kuu kossjade vastu ja nad korraldasid lõbusa pulmapeo. Mõne aja pärast sõitis Taat väimehele külla. Tütar küpsetas Kuu paljal pealael pannkooke ja kostitas isa maitsvate kookidega. See kõik oli Taadile meeltmööda. Kodus käskis ta Heidel oma paljal lagi peal pannkooke küpsetada. Kuid nendest kookidest ei tulnud midagi välja. Küpsesid küll kaua, kuid tainas jäi ikka tooreks. Siis tuli noormees Tuul keskmisele tütrele kossja. Vanakesed olid ka Tuule kossjadega nõus. Lubasid tütrel mehele minna ja korraldasid lõbusad pulmad. Koju jäi ainult noorim tütar. Natukese aja möödudes läks Taat oma väimehele Tuulele külla. Oli suvi. Terve päeva meeldivalt mööda saatnud, küsis Taat õhtul Tuule käest. Kuhu me magama läheme? Katusele. Kuidas katusele? Me kukume ju alla. Ei me kuku midagi, ma hoian kinni, vastas Tuul. Läksidki kõik katusele magama. Tuul puhus kogu aeg ja ei lasknud Taadil alla kukkuda. Taadile meeldis kangesti katusel magada. Kodus ütles ta Heidele. Tead, Heit, õhtul läheme katusele magama. Hulluks oled läinud, vanamees, kukume alla. Ei kuku, südameke. Küll Tuul meid kinni hoiab. Väimees Tuule juures ma juba magasin katusel ja kõik see oli tore. Pimeduse saabudes läksidki Heit ja Taati katusele magama. Kuid vaevalt said nad pikali heita ja silmad kinni panna, kui mõlemad suure kolina ning mürinaga maha kukkusid. Alles poole tunni pärast tuli neile eluvaim uuesti sisse. Tõusid üles, läksid tarre magama. Enne aga sai Taat Heide käest niivõrd võtta, et ta ei teadnud, mida teha ega kuhu minna. Mõne kuu pärast sõitis noormees Pakane noorimale tütrele kossja. Heal meelel olid vanemad nõus oma viimase tütre Pakasele naiseks andma ja korraldasid ka seekord lõbusa pulmapeo. Saabus aeg Pakasele külla minna. Ka seal meeldis Taadile väga. Väimes pügas Taadi habeme lühikeseks, küttis sauna hästi soojaks. Vaevalt sai Taat sauna, kui kohe karjuma hakkas. Kuum, kuum. Siis pistis Pakane oma sõrme läbi ukseaugu sauna. Taat hüüdis jälle. Kuum, kuum. Veel kord pistis väimes sõrme läbi ukseaugu sauna. Kuid ikka oli veel liiga palav. Kui Pakane sõrme 3. korda oli sauna pistnud, muutus saun parajalt soojaks ja Taat vihtles, et küll sai. Pärast tõi Pakane peegli. Taadi imestusel polnud otsa ega äärt. Nii ilusaks oli ta saunas läinud. Kui Taat koju sõitis, ei tundnud Heit teda esialgu ära. Imestunult küsis ta. Taat, kuidas sa küll nii nooreks ja ilusaks oled muutunud? Taat vastas. Küta saun hästi soojaks, saad sinagi nooreks ja ilusaks. Heit küttis sauna nii kuumaks, et vaevalt võis sinna sisse minna. Taat tegi ukse sisse augu ja saatis Heide sauna. Nii kui Heit üle läve astus, pistis ta karjuma. Kuum, kuum! Kohe torkas Taat sõrme läbi ukseaugu sauna. Heit aga muudkui karjus.
Kuum, kuum. Veel kord torkas Taat sõrme läbi ukseaugu sauna. Siis Eit enam ei karjunud. Taat arvas, et Eit vihtleb ja ootas ukse taga, millal Eit pesemisega valmis saab. Ootas. Lõpuks küsis. Kas see juba? Kuid Eit ei vastanud midagi. Veel natuke aega oodanud, tegi Taat sauna ukse lahti ja nägi, et Eit lamab meelemärkusetult põrandal. Kui Eit kõnevõime tagasi sai, küttis ta Taadile niisuguse sauna, et Taadil kadus eluks ajaks tahtmine väimeeste väljamõeldisi järele teha.